No buen dia! Ärkasime siin Coimbras ja kell 5.30 alustasime siis jälle oma jalutuskäiku. Nagu ikka. Õhk on veel mõnus, siuke jahe, talutav, et loodetavasti see jääb niimoodi pilve, et pole kunagi niimoodi ilma tellinud nagu praegu. Päiksega on ikka väga ränk kõndida lihtsalt meil on tulemas väga palju tõususid ja mõõnasid edaspidi. Kui Lisbonist läks tee niimoodi sirgelt ja ma mõtlesin, et niimoodi võib-olla lõpuni välja, kuna Lisbon pidavat olema üks malbemaid radu, mida läbida Santiagol, siis ma arvasin, et nii jääbki ja suht igav oleks olnud. Aga nüüd on lihtsalt üles, alla, üles, alla, üles, alla. Vaated on muidugi ilusad, aga loodetavasti need jalalihased siis tulevad ka ära. Aga täna on natuke lühem päev, mingi 20, võib-olla natuke peale kilomeetrit tuleb. Nii et saame varakult jälle oma tuttavatega kokku seal juba, kes meil siin tee peal kujunenud on ja siis saame jälle muljetada ja edasi vaadata. Aga olgu, asume teele. Umbes mingi 14-15 kilomeetrit veel, 25 kilomeetrit kokku, et algul arvasime, et meil tuleb nagu nii lühike päev, et paneks veel sama palju otsa, kuna jõuaks lihtsalt linna liiga vara. Aga ilmselt jalad on juba nende 30 ja 35 päevadega nii harjunud, et see tundub lihtsalt nagu läheks, ma ei tea, majade vahele kuskile jalutama ja pärast koju tagasi magama. Aga pole hullu, kõik need päevad ei peagi nagu jõhkralt pikad olema. Aga nagu ikka, midagi muud väga ei pakuta kui ainult saia. Aga noh, oleme tänulikud selle saia eest, mis meil on, parem kui tühja kõhtu kannatada. No buen dia! Jällegi. Oleme jõudnud Meljadasse. Vist on niimoodi, kuidas need portugalased seda kutsuvad. Ma ei tea, ma ei ole portugallane. Aga trip oli umbes jälle 25 kilomeetrit. Poole pealt enne mõtles, et päev tuleb nii lühik, et teeks sama palju otsa, aga lihtsalt midagi ja tee peale, nii et peatume siin. Ja ütleks, et ei kahetse seda, et see hostel või alberg on ikka väga mõnus, et üks puhtamaid ja selliseid viisakamaid, mida me siin tee peal näinud oleme. Ja samas maksis ka ainult 12 €, mis on nagu suht mõistlik hind selle koha eest. Aga lõpusirge läks nagu mega kiirelt, et saime kokku veel saime tuttavaks veel ühe soomlasega, kes on Helsingis õpetaja ja selle sama slovaklasega, kellega me oleme mitu päeva juba kuskil treffanud, nii et kui juba mitu korda kellegiga treffad, siis ei ole lihtsalt mingi juhuslik kokkusaamine, aga see on saatus, nii et igaüks, keda me siin tee peal näeme, on nagu kõik jätavad mingisuguse jälje hinge, nii et vahet ei ole, kui suur või väike see jälg on. Lihtsalt tore õhtupoolik oli. Tore oli siin neljakesi siia Meljada poole marssida. Tegime mitu pausi veel, kuna see check-in'i aeg siin oli kella 2, aga kuna me oleme nii kiired juba nende 1,5 nädalaga saanud, siis see läheb nagu linnulennul lihtsalt, et ajapikku kõik see läheb palju lihtsamaks, et tundub, et sellel Slovakil oli õigus, et see Camino läheb 3 etapina edasi. Esimene on füüsiline, nüüd juba hakkab see paremaks muutuma ja siis ootame juba järgmist, mis siin saama hakkab. Kas hakkame mingit sisedialoogi pidama või miukseks see teekond meie jaoks kujuneb, aga me oleme igatahes väga elevil. Ma arvan, meil on mingi 17 päeva vist veel Santiagosse minna, 1,5 nädalat on läbitud, et väga võimas saavutus minu arust. Et diabeetikuna ka ma ei arvanud, et ma olen selleks võimeline, aga kuna
jälgin ikka veresuhkrut, vaatan mida söön, et sööks piisavalt süsivesikuid asju, et alati süsivesikud ei ole vaenlased, et need võivad nagu väga palju kaasa ka aidata sellistele suurtele füüsilistele unistustele siis ja katsumustele. Aga kunagi ma lugesin selle raamatu läbi alkeemiku Paulo Coelho poolt ja see on nagu täpselt selle Santiago kohta. Mitte nagu sõna-sõnalt, aga kuna see on novell ja siis peab ridade vahelt lugema. Aga täiega äge ja sellel tripil oleks nagu mega hea lugemissoovitus, kui keegi teeb mingeid pause ja lihtsalt ei viitsi niisama passida. Aga hea on lihtsalt elu ja kõige muu üle mõtiskleda. Bon dia! Tere hommikust! Ärkasime varem, kui kukk hakkas kirema. Kõik maapind oli kaetud uduloori alla, nii et ei olnud mõtet isegi alguses filmida midagi. Aga oleme läbinud üle, ma ei teagi, 12-13 kilomeetrit juba. Ja nüüd otsustasime lõpuks pausi teha, sest vahepeal midagi muud lahti ei ole sellise kellaajal. Selliseid eriti varajasi linde hommikul väga ei laula, eks ole. Kes tahab uusi kosse osta? Semmonen hostel siin siis. Noniin. Ja me otsime naise ülesse. Täällä on yksi Suomen poika. Suomi! Ja niin. Ja siinä onkin mun naine. Siinä on väike Eesti nurk. Jõudsime linna nimega Agueda. No muidugi linnast mingi kilomeeter 2 välja ja siis oleme siin hostelis, mis näeb välja põhimõtteliselt nagu mingi resort või midagi. Vaated on väga ägedad. Muidugi oleme narides, et päris mingit resorti mõõtu välja ei anna, aga siiski selle raha eest 15 euri eest on see nagu viimase peal. Ja mõtlesime, et teeme siis vahelduseks midagi muud süüa, mitte ei söö mingid ainult friikaid ja asju nagu tavaliselt. Et siis ostsime mingid tabulet, kana, leidsin mingid hästi magusa mango ka ja kõrvale ilmselgelt Portugali pastel de nata. Ehk siis see on Portugali põhimõtteliselt, ütleme niimoodi, et rahvussöök. Et asi, mida soovitatakse absoluutselt igale ühele, kes Portugalis ära käivad, nii et kuna meie kalorikaotus ja energiavarud vajavad täitmist, siis ports on korralik. Et kui nii palju ei liiguks, siis ilmselt nii palju ei sööks ka. Aga mis seal ikka? See kõndimine siia oli väga vinge igatahes, see on päriselt nagu mingi kultuurireis meil. Mitte selles mõttes nagu oleks mingi linnas, vaataks ringi, aga päriselt nagu kultuurireis, et me näeme, millised on külad, millised on traditsioonid, kui soojad on siin inimesed. Ja meil on kujunenud juba siin oma pilgrimi perekond, et alati kuskil peatuspunktis saame kokku, juba viskame kätt, räägime, kuidas päev on läinud, kuidas jalutuskäik on, kuidas villid on, eks ole. Et hästi äge on, et ma usun, et kui Santiagosse jõuame, siis teeme ka mingi suure selle grupi kalli ja valame kõik koos pisaraid. Aga mis seal ikka? Head isu! No bon dia! Tere hommikust jälle siit Santiago radadelt. Ärkasime küll varakult üles, aga väga palju varem ei saanud liikuma hakata, kuna oli tarvis insuliin sealt receptionist kätte saada ja see kõige varem oli kell 6, nii et enne seda ei saanud kuhugi kimada. Aga nüüd on juba mingi 2-3 tundi mööda läinud. Ma ei näe enam nii terav välja, nagu oleks hommikul olnud, aga kas sa oled üldse vaeva näinud, kui sa selline kalts välja ei näe, nii et tere tulemast meie maailma. Need aitavad nagu nii palju, et see aitab raskust võtta ära seljalt, aitab allamäkke minnes, et varbad ei lähe kohe selle jalanõu vastu, ei hakka hõõruma, aitab ülesmäkke minnes.
praegu ma hingeldan, me just tulime üles mäkke, nii et õige aeg on just filmida, et näidata seda tegelikku elu ja olu, kuidas siin asjad käivad. Mu ümber on siin eukalüpti mets, mis lõhnab nagu nii hästi lihtsalt, et see on mu lemmik osa lihtsalt jalutusest. Sest ümberringi on nii lihtsalt nii mõnusad lõhnad, lillelõhnad, eukalüptilõhnad, murulõhn, ma ei tea, maakas. Jõudsime oma majutusse nimega Casa Cattolico. See on siis annetusel põhinev alberg, mis on meie jaoks unikaalne, sest sa saad ise valida, kui palju sa maksta tahad ja kõik on lihtsalt hinnas. Nii õhtusöök, hommikusöök, voodikoht, lisaks sa saad veel juua palju veini tahad, palju õlut tahad. Siin on veel mingid snäkke asju, võrki, kes saab mõnuleda ja see on lihtsalt nii mõnus. Isegi elutoas peaks olema kitarr, kui keegi mängida oskab, et ma arvan, peale seda õhtusööki ja paari veini hiljem keegi võtab selle laulu ja viisijupi üles, nii et täna saab jälle väga vinge õhtulevalt lihtsalt. Me just käisime lõunat ka söömas kella 2 paiku ja me olime vist 1,5 tundi seal lõunal, sellepärast et sööki selle raha eest, mis me maksime, lihtsalt toodi. Me maksime ainult 12 euri näkku ja sinna kuulus üks jook, supp, praad, mis oli põhimõtteliselt nagu 4 inimesele mõeldud, aga tegelikult oli ainult mulle ja Ennale. Seal oli kala, aedvili, kartulvärgid, salat. Ja siis toodi šokolaadipuding, portvein, mis veel, kohvi ja siis kõrvallauast mingid vanad sõjaveteranid saatsid meil veel mingi ringi portveini lihtsalt, lehvitasid juba kaugelt ja pärast muidugi läksime tänava ja siis lasid meil proovida nii-öelda Portugali vett, mis tegelikult maitses nagu siuke, ma ei ole seda puhtalt joonud, aga vist oli casacha või midagi. Et hästi tugev ja siuke hästi midagi teistsugust, aga noh, selle nimel nad on kunagi vaeva näinud, võidelnud ja nüüd saame sellist vett siis nautida siin. Väga hästi tehtud. Nonii, see on meie tagahoov, kus me saame päikest võtta, pesu kuivatada. Siseneme siis elutuppa. No nii, mida värki, väga chill ju. Siin on meie Portugali kaart, aga mis siin veel on? Siin on paar pilli, et eluunistus saab teoks, saame mingi bändi kokku panna, kui oskaks muidugi mängida. Aga paar jooki hiljem, kunagi ei tea. Siin on annetatud riideid, et kui sul väga vaja on, siis aga palun. Seal taga on veel mõned diivanid, kus saab chillida oma väikse familiaga, mis meil siin tekkinud on. Ja siin on võrkkiiged. Siin on meie tuba. Siin on meie toatoimkond, housekeeping. Iga päev on keegi eest poodi ajada, ei oska ise teha juba. Mida sa ajad? Kuidas te räägite? Aga siin üldiselt mingit tekke asju vist ei anta, aga lihtsalt selline ühekordne lina ja padjapüür on, mida pärast pesema ei pea, et saab lihtsalt ära visata, mis on ka väga hea variant. Ja noh, nii palju raha, kui me selle koha eest anname, nii palju selle eest maksame, nii et meil on eraldi privaattuba ka veel, eriti luksvärki. Siin on meie kööginurk, katolikule albergile kohaselt on muidugi koht ka, kus palvetamas käia. Koht, mis on au sees. Lisaks on siin snäkid, sinna külma ma saan oma insuliini asja panna. Ja vaadake palun seda. Kas tõesti? Külmkapil on ainult 8 magnetit ja üks neist on pärit Tallinnast. Käsi püsti, kes selle siia tõi. Siia käivad kõnnikepid, ümberringi nii ilus roheline. Sealt saame jälle juua võtta nii palju kui vaja. Need annetused sinna kasti panna, majutuse eest sinnapoole. Ja siin on parem kaart näitamaks, mis jalutuskäik meil ees on. Ehk siis Lisbonist alustasime, oleme liikunud juba siia ülespoole. Kohe oleme seal Portos ja siis edasi mööda rannikut Santiagosse. Jalanõud käivad ilmselgelt välja, keegi ei taha selle
aroomi sees magada. Ja siin on meie esijoob siis, kus me sisse tulime. Seal nurgas saab siis pesu pesta, jälle istuda, mõnuleda. Ja sealt väravast me siis tulime. Aga äärmiselt mõnus ja hubane koht, et soovitan kindlasti neile, kes siia kanti tulevad. See on kindlasti oma kogemust väärt. Tere hommikust! Tere hommikust! Kell on väga varajane, nii et peame suhistama. Aga meil on hommikusöök hinna sees, nii et nautige. Head isu! Meil on läbitud juba umbes 10 kilomeetrit. Veresuhkuga hakkas langema, nii et tegime pausikese kohvikus. Võtsime kohvi, võtsime selle pastel de nata, mis siin Portugalis kõige populaarsem küpsetis on. Ja see härra, kes seal töötas, oli lihtsalt nii sõbralik. Tõi meile eraldi veel küpsist juurde ja siis pakkis meile kaasa samasuguseid mini Portugali neid korvikesi. Ütles lihtsalt bon voyage, surus kätte ja midagi eraldi juurde ei pidanud maksma. Et inimesed siin Portugalis ja nende külalislahkus ja siirus ja kõik on nagu... mulle nii meeldib see koht, et kindlasti viimaseks Caminoks ei jää. Jõudsime sellisesse kohta nagu São João da Madeira, kui ma seda õigesti hääldan. Aeg on teha lõuna, meil on läbitud juba 20 kilomeetrit ja mõtlesime istume siia jumala koja ette maha ja teeme väikse pikniku. Eile meil lõuna oli nii massiivselt suur, et lasime lihtsalt karbiga kaasa pakkida, sellepärast et milleks toitu raisata. Ja siin ta meil on kala, liha, kartul, aedvili, kõrvale proteiinikad, vitamiinijook, siramolle. Eks ikka sulle vastupidi mudel. Ära hakka. Hakkasin. Alatu laim. Oled mu kaamera ees. Ongi noh. Aga see piirkond on päris kena. Porto ei ole enam kaugel. Üks päev on veel minna ja siis me saame seda linna juba nautida. Aga ütleks, et päris kena ju. Tere õhtust, mu kallid kaasvõitlejad. Ärkasime ennaga just uinakust üles, mis kestis paar tundi. Tundub, et kehad tahavad ikka märku anda, et nad on väsinud. Aga peale homset õnneks on meil võimalus üks päev lisavaba päev võtta, kuna me jõuame Portosse ja me oleme üle oma poole teest juba läbinud, nii et ei jõu ära oodata. Aga täna me ööbime sellises majutuses nagu Residential, mis ta nüüd oli? Solar. Oli ka 15 nägu ja nüüd pidime ootama siin kella 8, nii et süüa saab 7 euro eest, et vaatame, kuidas see välja näeb. Aga noh, see on piisavalt aega uinak teha, et loodetavasti saame sama kiirelt õhtul ka magama jääda. Täna läbisime umbes 27-28 kilomeetrit jälle ja homme tuleb meil ilmselt üle 30 kilomeetri jalutada. Aga ega mul pikemat juttu ei olegi. Jaa. Enno vajab oma hetke. Aga on kätte jõudnud hommik. Tere hommikust. Tere hommikust. Ja läbinud oleme juba kilomeetri. Tunni 4,5 kilomeetrit. Veits raske on voodist püsti tõusta, aga kui juba püsti tõustud, siis minek on päris hea, ütleks. Ja see on lihtsalt algus siis 30 kilomeetrisest tänasest tripist, nii et jätkakem. No tšau! Oleme juba läbinud 20 kilomeetrit ja lõpuks seitsime koha, mis mõlemad meid rahuldab toidu ja joogi poolest. Tegemist on siis tegelikult toidupoega, Bingo Dolce, mis on tegelikult mega hea hinna ja kvaliteedi suhe. Ja siin kõrval on kohe kohvik, kus saab nii palju süüa ja juua, aga
no tšau jälle. Tänasega sai meil see Lisboni Porto etapp läbi. Kokku oleme läbinud, ma ei tea, üle poole teekonnast. Tänasega tuli 32-33 kilomeetrit. Kuna praegu on tipphooaeg, juuni, siis albergid, hostelid kesklinnas on nagu mega kallid ja suht kättesaamatud. Helistasin igale poole kohale ja hinnad on lihtsalt utoopilised ja albergid kõik on lihtsalt välja müüdud. Et võtsime siin äärelinnas mingi bookingu kaudu mingi apartmenti, mis ei ole ka väga halb, et selle pealt säästame normaalselt. Aga oi, kuidas pidi siit linnast siia poole kõndima, et iga ekstra samm on arvel lihtsalt. Iga tinge tõmmet loen. Aga kuna me oleme nüüd mega väsinud ja tahame lihtsalt puhata, plaan oli muidugi veel mängima minna, aga peale sellist täis pikka tööpäeva kindlasti mitte. Siis lähme lihtsalt, võtame kuskilt süüa, juua, võib-olla veini, kes teab ja lihtsalt puhkame. Homme on meil puhkepäev siin plaanis, et võtsime ühe lisavaba päeva endale. Jalad tahavad puhata, kõik tahab puhata. Et kui ilm lubab, lähme avastama, kui ei luba, siis võib-olla lähme ikka avastama, aga paneme mingi vihmakeebid selga. Aga olgu. Tere hommikust Portost, tere hommikust just sulle, kes sa meile kaasa elad praegusel hetkel. Et oleme siin Santiago de Compostela rajal. Oleme jõudnud Lisbonist juba Portosse, umbes 370 kilomeetrit ja nüüd meil on veel teine etapp Portost mööda rannikut Santiagosse ja see on siis umbes 260 kilomeetrit. Nii et üks korralik matk ikka. Eile külastasime Portot, jalutasime nendele kitsastel tänavatel, nägime vanalinna, nägime, kuidas elu keeb. Ja hommikul oli nii raske ärgata, sellepärast et puhkepäev ei olnud väga puhkepäev, et meil tuli ikkagi 15 kilomeetrit jalgsi, pluss me võtsime Bolti ka, kuna muidu oleks lihtsalt 30 kilomeetrit tulnud, nii et pole hullu, vabal päeval võib cheatida, aga aitab lubast, jätkame teekonda. Kuidas on? Aina paremaks läheb mööda vee äärt kõndida. Mis te arvate? Vaatad on küll imelisemaid. Mööda rannikut, uus atmosfäär, uus õhk, uued inimesed. Ja kuidagi eriti libedalt läheb see kõndimine mööda seda terrassile või laudteed ja kamiinotajaid on ka sitaks siin tee peal. Kui Lisbonis alustas ühel päeval mingi 20-40 inimest, siis siin on 120, 140, 160, veel rohkem, nii et majutused tuleb ette broneerida, muidu on raske jaole saada. Terviseks! Aeg on teha väike peatus, aeg on täita kõhtu ja tulime siia kohvikusse nimega Tony ja tellisime siis, Enna tellis purksi ja ma tellisin Portugali sellise rahvusliku võiku, ütleme niimoodi. Et nimi on see Francesinha, kui ma õigesti mäletan, juba võib-olla läks meelest ära, ma pole kindel. Tõlkes see tähendab väike prantsuse tüdruk, aga prantsuse tüdrukuga ei ole mingit pistmist. See on ikkagi selline tugev roo, süsivesikute, valgu, rasvarikas, et siin on lihtsalt kõike, mida pohmaka hommikul vaja on. Mitte, et mul oleks pohmakas, aga mul on nagu hull huvi lihtsalt see järgi proovida, et seda kuskilt pool soovitati, nii et lõikame lahti ja näitame, mis siin päriselt sees on. Et see peaks olema mingi sai, vahel peaks olema liha, peal on juust ja siis see ujub sellises kastmes lihtsalt. Nii et vaatame, kas see on seda kõike väärt siis.
Tundub põnev, aga proovime ka väike tasting. Esimene amps on kõige olulisem. Siis ma tean, kas soovitada või mitte, kas see on oma nime väärt. Aga Portugalis see on pärit nii, et või sellest Portost, kus me just läbi jalutasime. Et proovime. Ütleme nii, et kui täna oleks pohmaka hommik, siis see oleks see söök, mida Portugalis kindlasti tellida. Pange kõrva taha. Et tegelikult see on, ütleks, et päris maitsekas. Kummaline, aga maitsekas. Kõrvale saab veel sinna kasvõi siis friikaid panna. Ideaalne lihtsalt. Head isu. See, mis rännumehele vaja on. Jõudsime lõpuks oma hostelisse. Maksis vist, palju see oli? 10 euri nägu, mis on väga hea diil. Neid tekke asju ei ole, aga sellest ei ole hullu. Paneme lihtsalt soojamad riidesse, kui külmaks läheb. Aga mingid usakad juba jõudsid mingi AC käima panna, nii et seal on põhimõtteliselt külmkamber. Nii et loodame, et jääme täna ellu. Aga käisime just mini-prekos ehk siis mini-poes, kus saime mingit sellist eriti primaarset toitu, mis siin kohalikud söövad. Endal ostsin suppi ja siis sheerime ennaga sellist tortilla, kartuli vormi või mis iganes asi see on. Et peaks hästi toitav olema, nii et poes käies säästame hästi palju raha. Lisaks sai mingi, kus see on 50 sentise veini. Saate ärge selline asi on 50 senti. Aga olgu, hakkame sööma. Ja selline on siis meie ümbruskonnakene. Siin pilgrimid pesevad igal õhtul oma pesu, panevad kuivama. See peaks siis hommikuks ära kuivama, kui ei, siis õiged pilgrimid panevad niisked riided veel selga. Seljas kuivavad ju need päiksega kõige kiiremini iseenesest. Et mõttetu, täiesti mõttetu on ülearu asju kaasa vedada. Tere hommikust! Esimene öö on Santa Claras ööbitud ja ütleks, et see väga meeldiv kogemus ei olnud. Mitte, et majutusel midagi viga oleks olnud, see oli kõik väga prima, aga lihtsalt need inimesed, see inimvool, kes on alustanud oma teekonda Portost, ei ole samal teekonnal, kes on inimesed, kes on alustanud Lisbonist. Et need, kes on alustanud Lisbonist, on pigem sellised enesearenguga tegelevad inimesed, kes on rohkem eneseteadlikud, tahavad leida vastust mingitele elulistele küsimustele, tahavad võtta aega enda jaoks, et midagi läbi mõelda. Ja need, kes tulevad Portost, tahavad lihtsalt pidu panna, sangriat juua ja õlut juua. Nii et need lällavad siin normaalselt, ei lähe normaalsel ajal magama ega midagi. Ja mis veel? Kui ma arvasin, et pilgrimeid saab usaldada, et üks pilgrim teise järelt ei varasta, siis varastab küll. Kuna ma reisin diabeediga ja minu jaoks on oluline süüa tunni aja jooksul peale ärkamist ja hommikul, kui me jalutama hakkame, ükski kohvik veel lahti ei ole, siis alati me ostame ennaga poest midagi valmis, et saaks otse teele asuda. Aga mis juhtus? Oli see, et keegi pani meie pirukat nahka. Aga mis asja? Kui milline varas sa pead olema lihtsalt, et libistad mingi piruka sealt välja, purud on järel, eks ole, ja lihtsalt sööd kellegi teise piruka ära, et ma ei tea, kõht on tühi. Uskumatu häbematus lihtsalt. Et mingi 2 tunni pärast ehk tehakse midagi lahti, et ma ei tea. Proovime vaikset tempot hoida ja energiavarusid säästa. See on vist üks pikemaid laudteid, mida mööda rannikut olen saanud jalutada. Ja siin on üks väga praktiline mees, kes kasutab selle jalapuhkamisaja ikka eriti mõistlikult ära. 13 kilomeetrit hiljem lõpuks leidsime koha, kus kõhtu täita.
Belvita küpsised ja banaan on meid ikka päris kaugele isegi viinud, aga varem tõepoolest tee peal mitte midagi ei olnud. Kuna kell oli varajane, kõik kohvikud, kõik poed olid kinni ja isegi väikesest minimarketist ei olnud mitte midagi lihtsalt võtta. Mitte midagi söödavat. Need marketid siin ei ole nagu Eestis. Eestis võtad mida tahad, saad hea kõhutäie. Siin lihtsalt pead ise hakkama alles nullist süüa tegema, nii et väga hea variant see ei ole. Aga naudime seda, mis meil on. Rennu mehe võiku, sama nime all, mille all ma eile toitu tellisin, aga näeb sootuks teistsugune välja. Aga samas selle üle pahane ka ei ole, nii et pole hullu. Aga olgu, naudime kohvi, naudime sööki, naudime elu. Terviseks! Kell on 2 ja jõudsime nüüd oma majutuskohta nimega Sleep and Go ehk siis maga ja mine. Maksab see siis 15 nägu, aga see hind on seda väärt. See on puhas, siin on tekid, padjad, voodiriided. Lihtsalt köök on olemas, kõik võimalused on olemas. Pluss siin on bassein ja see basseini vesi on otse sealt samast Atlandi ookeanist, mis tõttu see on veits soolasem. Nii et ongi hea, aga ma näitan teile seda hostelit ka, et magamine on nagu ikka narides. Täna, kuna esimesena saime jaole, saame mõlemad all magada. Muidu tavaliselt soovitatakse üks magab üleval, üks all, aga ei hooli, keegi teine ka ei hooli. Seega tahame lihtsalt üksteisele otsa vaadata, mitte niimoodi patsu lüüa. Aga noh, suhteline narid on selline, et saame üksteisele kõrvalt voodist laulda, et sina oled minu sõber. Aga olgu, ma näitan teile ringi ja siis vaatame, mis edasi teeme. Siis läheme basseini ilmselgelt ja siin on meie kööginurk. Mõnus, kodune. Siin on meie värav. Siit me jätkame homme teekonda sinna suunda. Ja kas te näete, mis siin sillerdab juba või? Näete või? Näete või? Selle üle me oleme küll mega elevil. Siin on meil reception. Siin on kaart. Alustasime Portost siin üleeile. Täna oleme juba siin. Minema peame siia. Ui. Nii et ei ole enam palju minna. Ja siin on elutuba. No tere hommikust! Kell on juba 6 ja aeg on jälle teel asuda. Ütleks, et see siin on üks parimatest hostelitest, kus me ööbinud oleme. Lihtsalt kõige kobedam. Nii ja uni. Keegi ei häiri. Aga võib-olla ka sellepärast, et see jääb nagu linnakeskusest natuke väljapoole, et mingid kohvikuid, restosid ümberringi ei ole, kui just sinna ei jaluta mingi paar minutit. Aga noh, mugavus maksab, aga samas siia tuleks isegi veel uuesti. Aga ilma pikema jututa, asume teele. Vastusin täna voodist nii õige jalaga lihtsalt välja. Kõõlus küll valutab, aga pole olla. Tegime just ühe kohvipausi ja nüüd jätkame siis teekonda. Et kahjuks seda mereäärset rada täna väga palju ei olegi ja peame siin mööda selliseid teid käima. Aga pole olla. Natuke seda kehavett näkku ja lähme! Alutasime mööda seda rada kogu aeg üles mäkke lihtsalt ja meie pilgrimite peale on ikka täiega mõeldud. Siin on selline annetuse põhine väike peatuse koht, kus võtad lihtsalt mida sul vaja on. On sul vaja käekotti asjade jaoks, kõrvarõngaid, krõpsu, puuvilja, õlut, arbuusi, mis iganes. Siin saab oma palved öelda, kohvi teha, saiakest nagu paremaks ei lähe. Kiidame täiega heaks. Väga 5+ lihtsalt. Headus ei ole maailmast ära kadunud ju.
kes elab siin Santiago radadel. Elab siin samas müüri taga. Ja, täpselt, no. Kui oled ära unustanud, mis headus on, siis tule jaluta see Santiago läbi lihtsalt. Saad tõestust sellele, et see veel eksisteerib, ei ole kuhugi kadunud. Kohal! Tšekake meie uut hostelit. Mega chill, mega mõnusa siukse vanaaegse vibe'iga. Siin magan mina, siin magab Enno ja vaadake, mis meil väljas on nagu hobused. Meil on lihtsalt nii mõnus hostel lihtsalt, nii mõnusa vanaaegse vibe'iga. Ümberringi on nii roheline, nii mõnus. Siin saab chillida, keegi just mängib kitarri all. Pärast saame minna hobuseid ka silitama, need pidid hästi sõbralikud olema, nii et väga äge nagu. Siin on siis veel üks chillimise ruum, megatuus, võiks siia sisse nagu kolida. No hei sõbrad, no bon dia jälle. Aku on tühi, kõht on tühi, jutt enam ei jookse. Kõndisime täna mingi 36 kilomeetrit äkki kokku. Et siia hostelisse oli kuskil 34 pluss me käisime, ostsime süüa. Tahtsime minna restosse, restos oli 20 € nägu ja toit oli lihtsalt lookas, nii et nii palju meil toitu vaja ei ole. Aga käisime supermarketis, 5.50 mingi valmis toit, natuke kirsse, natuke vitamiinijooki ja õhtu on korras. Oho, kus sa siia rääksisid? Sa oled ka läinud. Kuule, vana nali. Sellist elu see proua elabki siin. Noh, mis sel elul viga on nagu? Ideaalne, nagu paradiisis. Ma ei tea, kas paradiisis velli sai, aga siin saab küll. Kuidas on? Chill õhtu. Täiega mõnus. Oleme siin võrkiiges, naudime muusikat nagu. Imeline lihtsalt, noh. Imeline õhtupoolik. 5+, kiidame heaks.